Есть минимальный пакет, который идет 15 гигабайт, он выходит $10. Ma ei tea, kuidas seda kõike nüüd täpselt rääkida, aga Rei, Madis, Rene ja Tauri jäid Poola lennujaama. Seal tekkis mingi arusaamatus töötajatega ja neid ei võetud lennule peale. Ja nüüd siis mõne aja pärast selgub, mis neist saab. Välja valida, mul on lihtsalt pirnid ripuvad soklid ots. Ma arvan, et meil on vaja mingit linnakujundajat. Ja ongi. See, mis me arvasime, et on mošee, see tuleb välja, et see on hoopis söökla. Внутри это пельмени, это что? Картошка? Картошка внутри. Tegelikult oli päris kihvt. Me ei saanud kohe algul aru, et teisele korrusele tuleb minna. Et seal esimesel oli söökla ja juuksur ja pood ja 3 värk, aga üleval oli ikka päris mošee. Väga lahe. Vot see on tänav, millel ikka on laiust. Ega siis ega kõige tähtsam ei ole, ikkagi hingele on vaja midagi. Me täpselt ei tea, mis asutus see on, aga igal juhul on see suletud. Ja siis me lähme hoopis kuskil sinna kaugele. See on nagu vaese mehe Dubai. See kõik tundub kaugelt jumala ilus, näiteks see asi. Kohe me vaatame, milline lähedalt on. Ja tegelikkuses on mingi räigel räbal läbipaistmatute klaaside koleda fassaadiga ja ilma igasuguse funktsioonita objekt. Käisid? Neil oli 2 asja. Probiootikumi ja siis mingi antibakteriaalne mingi antibakteriaalne mingi killer. Ma arvan, et see on veel hullem. See laul. Kule, super kaadri. Lähme üles. Siin on kuldne president Nazarbajevi käejälg.
see peaks olema segu kaubanduskeskusest, spaast ja võib-olla millegist veel. See Astana kesklinn on kummaline. Teda on huvitav vaadata, aga ta on mõnevõrra selline kuidagi tehislik või väga hästi on näha, et teda kõik see on värskelt ehitatud ja ühtemoodi planeeritud. See on ilus, aga teiselt poolt selline huvitav. 25 minutit taksosõitu maksab 3 euri, mida võib vist soodsaks pidada. Tundub küll. See on seda 500 euri väärt. Mitu tükki me tahame? Peatme otsad! Peatme otsad! Kõik peatme otsad! Peatme otsad! Ei, kolm seal veel.